Tere tulemast tagasi kuulama Murevabaks podcasti. Meil on täna ka külaline Steven Raidmets, kes on siis sisulooja, influencer, võib öelda ka ju YouTuber tegelikult on ju. Ärme unusta seda mu lemmikut sõna, suunamudija. Suunamudija influencer oli liiga fancy. Aga tere. Tervist, väga meeldiv olla siin lõpuks. Olen natukene kuulanud, et olen kokku puutunud mõne episoodiga, et väga meeldiv, et saan nüüd siin koha peal olla. Tore, väga tore. Võib-olla alustaks kohe ise sellest, et me käisime siin välja sellised toredad tiitlid on ju su kohta, aga kuidas sa nagu iseennast võib-olla väljaspool neid nii-öelda ametinimetusi kirjeldaksid, et milline inimene sa oled? Väljaspool nagu karakter no tegelikult on niimoodi, et ma ei ole päris võib-olla nagu siuke karakter, et kui kaamera nüüd tööle läheb, et siis ma hakkan liikult klouni mängima. Et eks ikka päris tuima näoga sotsiaalmeedias ei tasu olla, muidu keegi ei viitsi sind vaadata, aga ma ei tea, igapäevaselt, raske öelda nüüd igapäevaselt, sest mu igapäevaelu ongi lihtsalt sotsiaalmeedia, on ju. Kunagi koolis olin ma klassikloun, nüüd ma olen siis rahvakloun. Tahakski öelda, et suurem sõna võib oleks meelelahutaja. Jah, see on selline nagu moodsam, on ju. Rääkides meelelahutusest, kas sa siis see aasta loodad seal meelelahutusauhindadel ka midagi jahtida või? Okei, see on veel, ma arvan, päris kaugel, aga üks samm korraga ja selles mõttes mu eesmärk on ikkagi jõuda suurema rahva ette, rohkem täiskasvanu vaataja ette ja ka üks päev siis sinna auhinna lavale. No see ei tundu eriti kauge selles mõttes, et seal on ka ju uustulija minu meelest, on ju, või mingi sotsiaalmeedia uustulija või mingi siuke asi. Assoo? Minu meelest oli ju. Midagi sellist võis olla küll, jah. Ma mõtlen ka, et seal tihti on sellised uuemad näod, on ju. Ja ka nagu, ma ei tea, mingid podcastid, kes tulid, päris uued podcastid on ka sinna jõudnud, et ma arvan, kuna sa oled kasvatanud nii kiirelt seda, et siis sul võib ka see aasta olla täitsa võimalus. Sinu pärast loovad. Eks ma neid auhindasid muidu taga ei aja, aga kuna ma koolis või väiksena kunagi ühtegi medalit või midagi saanud, siis võib-olla tore oleks vähemalt nüüd täiskasvanu elus see lapsepõlvuunistus ära täita. Kuule, aga üks auhind tegelikult või selline tiitel ju on tegelikult EFTA nominatsioonid tulid välja. Tulid. Ja Suunamudija saade, kus sa siis ju ise ka olid ja selle võitsid, on ju nominent täitsa. Jah. Et siis tehniliselt sul on nominent nagu... Ja nominatsioon on olemas. Mina küll kuidagi selle produktsiooniga kokku ei puutunud, aga väga lahe on näha, et see tiim, kes seda kõike tegi, on saanud ikkagi tunnustada ja selles mõttes meeskond oli üliäge ja kõik inimesed, kes seda tegid ikkagi hingega, nii et ma usun, et kõik on väga õnnelikud, et see seal EFTA-l on. Aga kui sa seal võitja olid, kas sa ise saad sinna minna EFTA-le ka või? Särama või ei ole seda kutset tulda? Väga hea küsimus, Kertu, et kas ma saan oma kutse ka, et ma ei ole kunagi EFTA-l käinud, ma tahaks küll ülikonna selga panna ja vaadata, mis seal siis koha peal toimub. Aga võtamegi korra selle saate ette, sest minu meelest see on üks siukseid alustalasid, kus sa oled praegult on ju, et kuidas see kõik pihta hakkas seal suuremas ringis nii-öelda. Selle saatel oli hästi palju sellist negatiivset kaja minu meelest. Mina isiklikult vaatan selliseid asju, sest ma olen ka nagu ajakirjandusharidusega, mind huvitavad sellised asjad ja minu meelest selliseid saateid on rohkem vaja, kus saad lihtsalt naerda ja nagu tunda ennast kuidagi nagu vahepeal targemana kui need osalised või siis võrdsena. On ju. Kuidas sa ise tunned, nagu, kas see oli su mainele kuidagi kahjulik? Selles mõttes, kui sa mõtled, et see käib suga ikkagi kaasas, on, et sa oled seda Suunamudija tuleproovi võitja. On ju. Või siis sa tunned just, et see kuidagi pushis sind ja on sulle kokkuvõttes kasulikum? Ma ütlen, üllataval kombel on tegelikult niimoodi, et kuna minu sotsiaalmeedia hakkas nii-öelda buumima suke hästi natukene enne, kui see saade üldse avalikuks tuli, eks need kõik läksid niimoodi kokku, et ma hakkasin koostööd tegema nagu teiste Eesti sisuloojatega, siis tänaseks päevaks on nagu... Kui ma käin kuskil kas meedias rääkimas või intervjuusi tegemas, siis tegelikult just see saate kohta on kõige vähem üldse mult küsimusi, mis väga üllatab mind, et kui paljudele, kes ei teagi mind kuskilt, et ma kunagi võib-olla üldse 12 aastat tagasi alustasin YouTube'i asjadega, siis neile tundubki, et nüüd ma tulin kuskilt out of nowhere, kuskilt astusin sisse ja et see saade ongi siis nüüd minu see nii-öelda tiitel, aga mina ei näe, et kuidagi midagi negatiivset on mõjunud, üldse minu meelest saade, eks ikka alguses saab igasugust kriitikat ja nii edasi,
aga ma tunnen, et ta on ajaga läinud inimestele seeditavamaks. Et võib-olla koos Andreiga on inimesed saanud ka nagu rohkem nagu seda naeru välja saada ja võtavad asja mitte nii tõsiselt. Jah, täpselt. Minu meelest see saatega tuligi kohe, et inimesed siis on mingi lollid, ei oska tööta. Mis mõtlesin ka nagu appi, see on nagu nali lihtsalt ka, et nagu mõned ju seal ikkagi näitlevad ka hästi palju. Ma ei usu päriselt, keegi ei oska nagu mingi kõige lihtsamaid asju teha. No kuigi see võib olla minu see. Ja eks ikka vaata, kui sa võtadki inimesed, kes tahavad olla sotsiaalmeedia inimesed, paned nad kaamera ette, siis no see on garanteeritud, et sealt hakkab mingit contenti tulema ja kui sa paned neid mingisugust loomasõnnikut koristama, siis no see on kindel, et nad seal ütlevad, et ma ei puutu seda, ma ei taha sinna poole vaadatagi, aga kui nad läheksid kuhugi maale vanaema juurde küll nad koristavad seal, telefonid on kuskil nurgas ja kaamera ei käi, siis kõigil jumala savi, aga see kokkuvõttes on ikkagi saade ja tundub, et inimeste meelt sai mingil määral lahutatud. Kas sa sinna kandideerisid või seal otsid? Sinna kirjutati ja kirjutati TikTok'i ja siis ma mõtlesin, et see on mingi skämm, sest et kes see kirjutab lihtsalt mingi tule mingi suunamudjate tuleproov. Tegelikult isegi ei öeldud nime alguses, vaid lihtsalt öeldi, et on mingi võistlussaade, kus siis me võistleme sisuloome nagu kategoorias ja ma mõtlesin, väga huvitav, et ma ei olegi nagu Eestis väga näinud, et nagu toimuks mingisugune nagu contenti. Kanal 2 siis midagi oli ja ma ise ei vaadanud seda, aga kui ma järgi vaatasin. See oli nagu hästi nagu huvitav minu meelest, see oli natuke nagu ajale jalgu jäänud, kuidagi ma ei oska öelda. See oli nagu teine formaat täiesti. Ma ise ka nagu, ma kujutan ette, milline see välja näeb, keegi ei saa ju sulle ette öelda seal, et kuule, mis sa tegema hakkad, mõtlesin nagu, et võib-olla see on nagu mingi Masterchef type beat, et me oleme mingi laudade taga ja siis mingi Orm Oja karjub, et davai, kiiremini, aga oli hoopis midagi teist ja ma olen väga õnnelik, et ma selle tee läbisin, sest et nüüd ma istun nüüd teiega siin ja saame podcasti teha ja olen ikka endiselt töötu, nii et ma just vaatasin ka, et kuidas ma sind kirjeldan alguses, kui ma pean tutvustama, siis ma nägin su Instas on ikkagi sinu töötusõber vist. Jaa, no ma olen see sinu töötusõber esmaspäeva hommikul, kes saadab mingi video, ma olen mingi Taistel langevõrjuhüpet, see on see bränd, mida ma nagu, kuhu ma liigun. Nojah. Aga kas see, et sellises saates osaleda, oli sul nagu mingeid kõhkluseid ka või tuli see otsus nagu kiirelt su jaoks, et jah, ma tahan minna, et see on äge? Kuna ma teadsin, et Sydney on saatejuht, siis ma lihtsalt usaldasin teda nii palju, et ma küll ei olnud temaga suhelnud, aga öeldi, et Sydney on saatejuht, siis ma usaldasin teda nii palju, et kui ma sinna lähen, et siis see ei tule mulle nagu negatiivne kogemus, et Sydneyga ma olen kokku puutunud, küll tegelikult enne saadet me ei olnud, ma ei tea, äkki 8 aastat rääkinud, aga kunagi olime kokku puutunud, et siis, ma ei tea, mul oli lihtsalt suur usaldus tema vastu, et siit võib tulla midagi, mis aitab mu karjäärile nagu kaasa. Aga üldiselt oma karjääris sa oled ikkagi selline üksik hunt, mul on selline tunne, et väga paljud, kui me vaatame ka mitmeid aastaid tagasi, olid need mingid kommuunid ja grupid, kus need mingid YouTuberid koondusid on ja siis mul on alati selline tunne, et sa oled pigem nagu üksik olnud, kes tegutseb. Ja mul ei ole sõpru lihtsalt. Kas see on teadlik valik olnud või see maastik oligi nii selline toksiline, et ei võetud kergelt nagu inimesi? Tead, ma võib-olla lihtsalt ei ole kuhugi hästi sobitunud alati, et kui nüüd oli siin vahepeal Sisumaja, siis neil oli mõne videod, kus mina ka sees olin ja see oli ka selle tõttu, et kas keegi oli haige või oli lisainimest vaja, et ma olen kuidagi olen alati jäänud sinna, et ma olen see pingipealne mängija, kes... Kas sul endal sobib see? Vastu pole hakanud, aga mul on selles mõttes, et kaadritaguses mul on ikkagi sisuloojatest nagu toetav grupp, kellega me teeme ka kord kuus selliseid kokkusaamisi, kus me chillimegi 12 tundi päevas, arutame ideid läbi, põrgatame mingeid videoid ja nii edasi, lihtsalt see ei jõua kaamera ette, aga mul mingit gruppi otseselt veel ei ole. No aga see Kaspar ju tegelikult on juba selline, kellega me nagu justkui teame, et tuleb alati video, vaata, et algus ma mäletan, kui esimest korda mu For You page'ile popis, et te tegite koos videos, see oli hästi nagu kummaline kombo, ma poleks kunagi uskunud, et kuidagi lihtsalt teie nagu kokku saate, aga see töötas väga hästi, sest te olete nii nagu erinevad inimesed, et mulle tundub, et teie oletegi nagu mingi bränd juba ka veits. Me oleme väga pikalt üritanud enda nagu YouTube'i kanalit ka püsti saada, aga meil nagu ei lähe, sest et kõik... Millennial type
Pitt või? ja täpselt me tahaks nagu, aga nagu veits nagu kultuursemad olla lihtsalt, et kuna tema on ju Aasiast ja mina olen Euroopas, siis see on siuke hästi huvitav, et kui ma viin teda, ma ei tea, hommikul rabasse ujuma, onju, et no tegelikult tal on üldse see, et kui meil eestlastel mõnedele meeldib teha seda talisuplust, onju, siis temal Hiina nii-öelda traditsioonide järgi ei tohi üldse külma vette minnagi, et see on keelatud, see on jah, see on kuidagi tervisele halb ja nii edasi ja meie oleme, et see on just tervisele hea, onju, et siis siuke kooslus on nagu minu meelest väga meeldiv, mille taga meil on, et me ei ole mitu kuud suutnud oma nime välja saada, nagu me ei tea, mis meil nimi on lihtsalt, nii et mingi nimetud või midagi, ma ei tea. Me oleme lihtsalt nimetud, jah. Sponsor by nimeta paar ka veel, onju, ideaalne. Jah, et kui keegi meile nime annaks, palun, meil oleks homme YouTube'i kanali üleval ja... Sa ei tee oma kuskil Instagramid, pange mingi nimed ja siis valid sealt välja, noh. Saad teha mingi challenge'ina või mingi giveaway või... saad meiega videosse, kui pakud meile nime välja. Tegelikult see on, okei, ma lähen nüüd täna koju ja ma panen selle story üles, ma luban. Jaa, ma luban, ma teen selle ära. Siis tuleb see kanal ka. Peab tulema. YouTube'i maastik Eestis, sellel on nii suur potentsiaal. On. Aga kuidagi hullult vähe kasutatakse seda ära, sest just täpselt see millennialsi nagu tulek on ju. Alguses tundus cringe, mida nad teevad, mingi vana mees ja noor poiss on ju, nagu igal pool kirjutati, aga tegelikult kokkuvõttes see ongi täpselt see, mida vaadatakse. Kogu aeg sa näed vaatajate numbritest ka, et inimestel just oli vaja natuke seda nagu lolli, aga toredat sellist nagu meelelahutust. Et kas või need mingid tiirilistid, nagu poleks kunagi arvanud, et ma vaatan siukest asja, aga ma olen kodus mingi okei. Kas sa vaatad toidu kõrvale või niisama? Niisama, aga toidu kõrvale ka. Okei, ma olen see... Ükskord ma sain kummikommi tiirilist. Jaa, no selles mõttes ma väga tahaks ka aktiivselt YouTube'iga tegeleda. Ma saan aru, miks Eesti YouTube'i maastik on kuiv, on sellepärast, et YouTube'i video valmis tegemine maksab nii palju. Et Millennialis ka, neil on monteerija ja see monteerija küsib sinult juba mitu sotti, ja kui veel sa pead mingid väljasõite tegema Tallinnas kokkuvõttes, no minu näiteks mõni YouTube'i video võib minna, on läinud maksma sinna 1000 kanti, aga mis ma vastu saan, on nagu, noh, ma kasvatangi ennast, aga nii raske on nagu kogu aeg seda neid investeeringuid teha, kui ma saan võtta telefoni, teha TikToki tasuta valmis ülesse panna. Aga 2026 tuleb minu YouTube era. Mul on juba mitu projekti on filmimises, ma rahulikult filmin ette valmis ära, ma ei kiirusta ja... Noh, ja siis see Collab Channel ka veel, millele me nime otsime. See Collab Channel ka veel, aeg. No ja ma olen tööd, mul aega on, nii et... ja mu lemmikkommentaarid ongi TikTokis see, et kustuta see video ära ja mine tööle. Vana hea nagu. Okei, ma siis lähen, selge. Aga kui palju sa üldse tajud nagu sellel maastikul Eestis konkurentsi, et ma mõtlen, vaata välismaal on see, et ma ei tea, nii-öelda erinevad YouTuberid teevad sama kontseptsiooni, siis kõigil on suht savi minu arust, aga Eesti on nii väike kuidagi, et ma ei tea, kui sa tuleks mingi metsavideoga välja, et kuidas sa tunned, et see Eesti kommuun, kas seal on kuidagi seda nagu rohkem, et ollakse mingi Taada tegi nii sarnast asja või on see siuke chill pigem? No me ei ole veel saanud seda kogeda, aga minul isiklikult on küll niimoodi, et kuna Gossipil on ju suur bränd oli see metsavideoseeria ja kõik üldse nad teevad metsa mingid teemad, et kuna minul oli ka üks idee, et ma proovin 24 tundi metsas survive ida ainult nagu demotoodetega, et siis ma nagu nüüd, ma helistasin, küsisin, kuule, et kas see on nagu okei, kui ma seda videot teen, siis ütlesin, mida sa üldse küsid, vaata, et see on nagu Eesti ongi mingi väga suur ala ongi metsast, et nagu nüüd, kui ainult meie ei või ju seda metsa teha, et minge tehke möllake. Eesti enamus inimesed on ära teinud. Et minge möllake tehke ja selles mõttes, et no ilmselgelt ma ei hakka kopeerima, et ma võtan 6 sisulu, et panen nad metsa ja saavad 1000 €, kes viimasel lahkub, on ju. Aga ma usun, et veel on palju videoid, mida teha ja palun tehke YouTube'i ja alustage sellega. Ma väga motiveeriks inimesi nagu just seda sisuloma maailma edasi pushima YouTube'is. No räägime nagu korra sellest sisumajas ka, et see ju tuli suure uudisena mingi aeg ja me võtsime seda oma podcastis ka läbi ja ennustasime, et kaua see siis koos püsib ja meil läks suhteliselt hästi. Et me mõtlesime ka, et see ei ole võimalik, et see töötab. Lihtsalt kuidagi, et sa paned inimesed katuse alla ühe paari, mis on niigi nagu hästi keeruline, ehk siis kui sa mõtled ka ise paari suhtes olles, et eks mina, ma ei kujutaks ette, kuidas ma elan nagu veel 5 poisiga koos niimoodi, on ju. Et mis sina sellest üldse arvad, et see tuli, et tegelikult on ju äge, et tehakse on uusi asju, aga kas seda oleks saanud kuidagi teistmoodi teha võib-olla? Ma ei tea, sest nüüd see asi ikkagi käib edasi, selles mõttes, et lihtsalt ilma siis selle paarita, aga Gossipi poolest ma ütlen, et
ma usun, nad sobisid sinna just sellepärast, et Maia ise on rohkem siuke hästi nagu CEO ja ta on siuke hästi nagu tema pushib nagu, et davai, teeme sisu. Siuke naise käsi laua. Jah, ma ei kujuta ette, et palju neil nagu romanssi seal olla sai, onju, et kes nagu seda nagu võib-olla võtavad hotelli ja lähevad kuhugi minema, kuigi mis ma olen näinud, et tihti ikka, ma ei tea, Kris kuskil filmib, ma ei tea, teisel pool Eestit videot, onju, et kas maja on pool tühi või pool täis või on ülerahvastatud. Ikkagi vaata, see ei ole ikka päris see. See ei ole päris see, aga no nüüd on see seltsimaja või seitsmemaja. Jah, ma olen kuulnud ka kuskil seltsimaja, nii et ma ei kujuta ette, kas see... Seltsimaja, jaa. Seltsimaja kõlab nagu... Nüüd kahemõtteliselt nad. Jah, oota, ka sinna ei lähe praegult? Mind ei ole kutsutud kuhugi, et kui oli sisumaja tegemine, siis kutsuti, aga siis mina ütlesin kohe, et mina nagu oma elukaaslasega ei saa tulla, et ma ei näe, et see nagu toimiks meil. Jaa, kuigi see oli ka alguses minu elukaaslase nagu seisund, et me ei lähe sinna. Kui see hakkas pihta ja me seal nagu külas käisime värki, siis ta oli nagu, et kuule ikkagi lähme siia. Et tahaksimegi natukene ka aega ära kogeda seda, et sa ei pea ju 10 aastaks sinna elama jääma. Lapsed saad ka. Jah, täpselt, aga ma ei tea, ma arvan, neid maju tuleb nüüd järjest juurde tegelikult. Ma usun, et siin on neid gruppe tekkimas. Kes teab, võib-olla olen ka mina kuskil millalgi. Aga praegu ei ole mul ühtegi plaanis. Aga selles mõttes, et kui sa ise ütled ka, et sul on elukaaslane, on ju, et kas sa kujutad ennast üldse ette elamas nagu mingite sisuloojatega? Kas ei ole nagu täpselt see, et sa uputad ennast täiesti töö sisse? Sest ma kujutan ette, et näiteks seal, mis see seitse, kes nüüd on ju, et tegelikult sa ju elad töö sees kogu aeg. See on täpselt see, et nad teevad mingi 24 tunni challenge'id, kes ei tohi magama minna, on ju, sul on terve 24 tundi seda tööd, on ju. Et nagu, ja siis ma kujutan ette, et see piir on nii kerge ära kaduma, kus sa leiad nagu selle, kus sa teed oma tavapärased asju, et käid mingi jõuksis näiteks või ma ei tea, sõpradega hängimas, siis sa justkui nagu oledki kogu aeg seal sees. Aga vaata, selle point ongi see, et need, kes seal majas elavad, see ongi nende sõprusringkond. Neil väljaspool väga nagu laialdasemaks, ikka on teised sisuloojad ja nii edasi, aga kõik need sisuloojad reaalselt nagu käivadki kogu aeg seal majas ja chillivadki kogu aeg seal majas ja tänase päevani on nad kõik kogu aeg käivad seal, et ma näen, et see on võimalik. See ei ole kindlasti jätkusuutlik, see ei ole, et me jääme aastateks sinna, aga juba kui sa suudad aasta aega seda nagu aktiivselt teha, siis see kasvatab teid kõiki nii palju kõrgemale. Nii et kui su eesmärk on olla täiskohaga sisulooja ja sa suudad aasta aega 5 poisiga elada, siis ma soovitan seda kõigil teha. Ma olen elanud kunagi 3 kutiga, ja see lõppes ka suhteliselt draamarohkelt. Et kui mina olin see rahulik vend ja mingid vennad tahavad pidu panna, siis mul lihtsalt hoidsin peas kinni nagu palun, nagu ma lihtsalt kolin siit välja kohe nagu ja nii ongi. Aga mina soovin Selts 7-le suurt edu ja ma loodan, et neid asju tuleb juurde ja kutsuge mind ikka külla ja saame midagi ägedat teha kõik koos. Väga tore. Ma ise ütleks, et sa ikkagi minu silmis oled nagu väga vastu võetud nende inimeste seas, kes on meil sisuloojad, on ju, või mis iganes sind ikkagi nagu kutsutakse igal pool, sa oled nagu minu arust väga erinevates kohtades pildis kogu aeg. Mis sa ise näed, et mis sind võib-olla on viinud sinna, et ma mõtlen, meil on ju väga palju neid nii-öelda, ütleme siis suunamudijaid, kes on täitsa üksi, on ju, et neil ei ole mingeid siukseid kollääbe, mingi videotena ega midagi. Et kuidas sa sinna jõudsid, et sa üks hetk nagu lävisid ikkagi mingil määral kõigiga? Pälvisid selle armastuse. Tead, ma arvan, et see on lihtsalt see, et sa pead ise hakkaja olema. Et kui sul on mingi eesmärk, minu eesmärk on luua sisu, lahutada meelt. Kui ma näen kedagi teist, kes teeb seda sama, siis ma tahaks hea meelega alati kõigiga kollääbida. Kuidas ma üldse nagu jõudsin kõikide võib-olla sisumajalisteni, gossipiteni ja niimoodi oli, et kunagi minu tuttav Rauno Raiesmaa, kes tegi ka sotsiaalmeediat, kutsuti gossipi talisuplus videosse. Ja siis ma mäletan, ma olin kuskil muusikastuudios filmis seal mingit sisu ja siis ta nagu rääkis, et mingid vennad kutsusid ja ma olin nagu, oota, gossipid, ta ei teadnud nendest mitte midagi, need on jumala ägedad vennad, vaata, et sind kutsuti sinna jääsuplusesse, ma tahaks täiega sinna minna, ta ütles, et ta väga ei ole tema vibe, ütlesin, ei, sa kirjutad, et sa lähed ja sa võtad mind ka kaasa, on ju. Ja siis ta kirjutaski, et kuulge, et Steven tuleb ka kaasa, et kas on okei. Ütles, et jaa, davai, tulge.
ja siis see päev, kui oli nagu talisuhtlusaeg, ma ei viitsinud üldse hommikul sinna kohale minna, kell oli mingi 9, ma mõtlesin, et ma ei lähe sinna, aga siis mu elukaaslane oli nagu Steven, sa tahad nagu sisulooja olla ja sul on praegu võimalus nagu trendikate sisuloojatega teha mingit koostööd ja sa praegu oled siin kodus ja ei lähe. No ja siis ma ikkagi läksin sinna kohale, nemad olid ka veits weirded out, et kes see Steven on, miks ta nagu meie videosse üldse tuleb, et nagu väga ei tea mitte midagi. Aga see lõppes niimoodi, et ma tegin nende talisuhtlusrekordi, 14 minutit olime seal jääaugu sees. 14 minutit esimese korraga? Esimene kord. Võib-olla ei 13 minutit, 13-14 minutit, jah. Ja seda keegi pole vist üle 10 minuti rohkem seal kanalil teinud. Ja sealt edasi siis ma jäin nagu Gossipile meelde ja Mihkel siis kutsus mind enda sünnipäevale juba 3-4 kuud hiljem, me ei olnud kordagi rääkinud. Siis ta kutsus sünnipäevale, ma läksin sünnipäevale, seal tutvusin Kaspar Vangiga, ütlesin Kasparile, et sa võid küll Hiinast olla, aga sa ei talu nii hästi vürtsi kui mina, siis ta ütles, et me peame nagu video tegema, et nagu ma ei usu sind. Ma tegin 100 tundi Prismas video, kus ma ööbisin, kutsusin ta sinna, et davai, sööme maailma kõige vürtsikamat kastet, ta kaotas, mina võitsin ja niimoodi see lumepall läkski pöörlema, et ma nägin võimalust, ma ütlesin, et ma pean sinna Gossipi videosse saama, tänu selle Gossipi videole tuli sünnipäevakutsest sai Kaspar Vang ja nüüd minu ja Kaspari duo on paljudele eestlastele nagu teada, kui et me käime mingil määral käsi käes, on ju. Aga tegelikult pikalt sa ju vahepeal ei teinud, just kui sul oli ju see YouTuberi era või ma mäletan isegi, sa käisid kuskil reisidel ilma rahata ja mingi sellised teemad, on ju, et see tundus olevatki nagu see sinu värk, on ju, mingi hetk. Aga siis oli täielik auk. Ja, no, mis selle nagu tagas või kui palju sa tahad jagada üldse? Ma tunnen, et kes mind ei tea, siis ma pean kiirelt ütlema, et 2012 ma panin oma esimese YouTube'i videolasse. Mul oli siuke kanal nagu Estcraft, ma tegin Minecrafti videoid. Tegin livestreame mingi 13-aastaselt, suht iga päev. Ja kui ma oli vist 2016, ma tutvusin täitsa nagu tuntud sisuloojatega, nagu oli Maria Rannaväli, Raunod, Carlosed, kõik need jõud-tüübid ja jõud-tšikid, kes sellel ajal olid. Ja siis ma väga aktiivselt nagu tegin Mariaga tema vlogikanalil hästi palju videoid, oli mingi teema, oli Stevie TV ja siis Victoria Villinguga ja kõikide nende Martin Slapinsitega ja siis seal ma saingi mingi oma esimese nii-öelda buumi. Ma mäletan, mul oli Instagramis 20 000 jälgijat, tänaseks mul on 7 000, need kõik on ära läinud. Kui ma lõpetasingi nagu Mariaga suhtlemise mingi 2 aastat peale seda, kui me tutvusime ja ma olin üldse oma elus nagu väga eksinud, ma ei olnud kindel, mida ma teha tahan, ma sain just värskelt 18, ma hakkasin mingi pidudel käima, tundsin nagu rohkem sükest vabadust, enam ei elanud vanematega, võib-olla oligi nagu see viga, et ma läksin nagu nii-öelda noorust avastama, sest et ega ma 15-16 aastaselt, ma ei käinud kuskil väga pidudel, nagu võib-olla mõned noored käivad. Ma mängisin Minecrafti ja tegin YouTube'i videoid. Ja siis minu 18 kuni mingi 21, 22 eluaastani ma lihtsalt paningi pidu ja olingi eksinud maailmas ja ma olin lõpuks nagu nii eksinud, et ma otsustasin, kolin Kreeka. Ma elasin Kreekas pool aastat, mu tänase päevani ja mu sünnitunnistus, kohvrid, kõik asjad Kreekas. Oota, elasid Kreekas, kuidas sa nagu ellu jäid? Kas tegid tööd ka seal või? Ja ma töötasin seal YouTube'i creator support'ina. Ehk siis põhimõtteliselt olingi Eesti nagu creator support, ehk siis kui Andrei Sevakinil häkitakse konto ära, siis mina pean tegelema sellega, et ta nagu näiteks konto tagasi saada. Klienditugi põhimõtteliselt. Jah, ma olingi nende klienditugi. Ja siis ma tegin seda pool aastat, mõtlesin, ma tulen beach grindiks nädalaks ajaks Tallinnasse tagasi, käisin seal Pärnus ja siis ma sain aru, et mul ikka meeldib nagu Eestis olla, et Kreekas oli nii üksildane olla ja nagu nii mõtet oli olla. Ja mõtlesin, et ma hakkan TikTok'e tegema ja ma ei läinudki oma lennule tagasi, mu kõik sünnitunnis, kõik asjad jäid sinna Kreekasse ja sellest päevast, kui ma siin nüüd Eestis uuesti pihta hakkasin 4 aastat tagasi, ma olen aktiivselt sisu loonud, leidsin oma elukaaslase, kes ka pushib mind, et ma kogu aeg teeksin selle sisu ja ma ei suutnudki ära minna nagu ja nüüd ma olengi siin. Aga kui raske see uuesti alustamine oli? Tuli see nagu keeruliselt või kuidagi? See on siiamaani keeruline. Ja, et kas sul sellist piinlikust tunnet nagu ei ole kunagi olnud?
piinlikkust ma tunnet. mõtlen just, vaata hästi paljud ei alustagi sellepärast, et neil on nii piinlik, et mida minust arvatakse, onju, et eriti kui sa tuled nagu justkui uuesti, see pressure, et sa teeksid nagu veelgi paremini, vaata. Siis nagu cringe või mingi, eriti see TikToki ajastu nagu algus oli hästi cringe kõigi jaoks nagu minu meelest. Et nüüd see on nagu normaliseerunud. Mul nagu TikTokis või sotsiaalmeedias cringe ei ole. Mul on, kui ma olen avalikult ja pean ise ennast filmima, siis mul on veits veider ikka nagu. Et see telefon kätte võtta, olla mingi joo kutid, vaata. Ja siis ma vaatan, et mingi, ma ei tea, kellegi ema vaatab mulle mingi otsa nagu alt üles, et tal on küll töötukassalt ühte kõnet vaja, aga jah, ei. Ma, tead, nagu Seidi Voogre vaat ütleb oma storydes, et to be cringe is to be free, onju. Nii et ma arvan, et selle tunde taha ei tohiks jääda mitte keegi, et kui su tunned südames, sa tahad olla toote sisu, mine tee lihtsalt seda, mitte kedagi tegelikult, lõppude lõpuks ei kotti, onju. Et keegi võib midagi öelda su kohta halvasti, aga nagu kokkuvõttes, keda kotib nagu? Jumala savi, nagu suuremaid probleeme on olemas. Jaa, mingi Malle Tõrvast ütleb mulle, et mingi, ma ei tea, mine katsu murus. Ma ei tea, mida äkki nagu, mine katsu ise muru, et nagu ma teen oma asja, ta teeb oma asja ja lihtsalt tehkegi oma asja, mis teile meeldib. Aga sa ütlesid, et see nagu tänaseni on ikkagi raske su jaoks nagu pigem, onju. Et mis selle teeb raskeks? Ma arvan, teeb raskeks see, et ma ei ole kindel, mis on minu sisu endiselt. Mis on nagu see 100% nagu see suund, mis ma liigun, et kui ma võtan Mr. Beast, siis me teame, me teame alati, mida ta teeb, no ma ei teagi, Eestis Maria Rannaväli, me teame ka, ta on siuke vlog, siuke lifestyle videod, aga mina nagu jah, ma teen mingid challenge'id, et nüüd mul tuleb ka veel mingid päris crazy challenge'id tulevikus, aga kas see on nagu see, kuhu ma jääda tahan või tahan ma teha nagu ka mingi, kui keegi teab Ryan Trahani stiilis mingeid asju, et ma ei kujuta ette, ma peangi lihtsalt proovima, kuni ma aru saan, mis ma teha tahan. Ja see ongi see raske osa, lihtsalt leida ennast. Võib-olla nagu, kuna me ikkagi oleme selles mõttes loodud kui vaimse tervise podcast, on ju, siis rääkida ka hästi kiirelt sellest vaimse tervise poolest, et teatavasti see nuti ja kõik see paneb meid rohkem üksi olema, on ju, selle ekraani taga istuma, et kuidas sinu vaimne tervis on selle kõige juures vastu pidanud, kus sul tegelikult ju ei ole töökohta, on ju, sul ei ole seda stabiilsust, sa pead kogu aeg ju tegema tööd selleks, et sul nagu nii-öelda üldse oleks leib laual ja kõik see, on ju, eriti see alustamine, siis kuidas sa nagu ise tunned, kus sa täna oled näiteks vaimse tervise koha pealt või kus sa olid? Ma ütleks niimoodi, et kui sa oled üldse alustav sisulooja, palun jumala eest, ära ole töötu ja tee sisuloomet samal ajal. Mida ma nagu, ma olen väga palju erinevaid töid teinud. Ma olen olnud nii nõudepesija, kokk, teenindaja, graafiline disainer, autotöökojas töötanud, ma olen olnud turundaja, ma olen teinud väga palju asju, mis mul isegi kohe meelde ei tule, et tehke seda asja töö kõrvalt, teil peab olema tugivõrgustik, minu tugivõrgustik on minu kõige lähedasemad sõbrad ja minu elukaaslane, mõnel võib olla see pere, tänapäeval ma isegi ei imesta, kui mõnel on AI, mida ma väga ei soovita ausalt öeldes, aga psühholoog ka, soovitan kõigil käia psühholoogi juures, et väga tähtis on tugivõrgustik ja kui sa tahad olla sisulooja, leia endale ümberringi inimesed, kes ka tahavad olla sisuloojad või kes on juba sisuloojad, sest et nemad saavad aru sellest struggle'ist, see, et sa pead kogu aeg midagi nagu tootma, olema nagu teistsugune ja sa pead nagu see on siuke lõputu nõiaring tegelikult, et ei ole nagu kindel, nagu mis tegelikult toimub. Ja me kõik tegelikult vist elu lõpuni avastame iseennast, mul on siuke tunne, et ma olen küll veel noor, aga ka olen suhelnud ka vanemate sisuloojatega ja mis ma õpin, ongi lihtsalt see, et vist ei olegi sul kunagi mingit siukest kindlat asja, et homme võid olla üks ja ülehomme teine, aga leia see kuldne keskne tee. No näiteks Kaspar ju mingi aeg jagas, on ju, et tal oli vaimselt vist raskem, nagu ma aru sain, ja läks nagu eemale mingiks ajaks ja minu meelest see oli üks esimesi kordi, kus sisuloojad niimoodi kõva häälega ütlesid, et neil on vaja aega ja puhkust, mis nagu avas minu jaoks nii olulise ukse nagu, et ka nagu vaata, kui ise vaatad nagu sotsiaalmeedias, kõik on mingi nii äge, me teeme seda, aga tegelikult me ju ei tea, mis seal nagu kaamera taga on, on ju. Et tema puhul ta ütles selle reaalselt välja, kuigi kunagi poleks arvanud, et temal on mingid sellised mured, on ju, aga tihti just selliste inimeste nagu mured ongi kõige suuremad, kes on kõige õnnelikumad, on ju. Ehk siis ma ei tea, kas sa nagu ise ka tunned, et see oli nagu mingi heategu tema poolt nii-öelda ka teistele sisuloojatele?
Üldse väga suur respekt Kasparile, et ta nagu julges ennast avada. Ka minul on elus nagu raskemaid punkte ja ka hiljuti on olnud nagu raskemaid punkte, aga ma tunnen ka, et mul on kohustus nagu midagi sellist jagada. Ma ei oska enda sotsiaalmeedias seda kuidagi nagu, mitte ei ole see, et ma nagu tahan nagu näidata parimaid külgi, vaid ma lihtsalt ei oska nagu seda kuidagi nagu välja panna, et see ei tunduks siuke asi, et ma teen seda mingi vaatamiste või nagu jah, et ma ei tea, tundke kaasa mulle, mida Kaspar muidugi ei teinud, lihtsalt ta pidi teada andma, et ma lähen nüüd ära mitmeks kuuks. Mina ei lähe kuhugi küll mitmeks kuuks ära, aga väga raske on nagu jagada ikkagi nagu seda poolt oma elust, et ongi nagu madalamad hetked ja ma olen seda suutnud neid oma sõpradega teha ja ma arvan, et Kaspar tegelikult julgustaski mind üldse jõuda sinna punkti, et mina julgeks rääkida oma sõpradega, mitte ainult oma mingi pere või oma elukaaslasega, et mul on raske, vaid eelmine nädal ma ütlesingi oma sõpradele, et kuulge, mul on väga raske, ma ei tea nagu, kõik ütlevad, sul läheb ju nii hästi, Steven, aga ma olen nagu, jah, okei, aga kuhu ma nagu endiselt liikuda tahan, ma ei ole veel 100% kindel ja see nagu võib-olla see teadmatus ongi nagu vahepeal hirmutav, nii et mina... See on nagu anxiety veits, on ju, see hirm tuleviku ees ka, on ju. Ja võib-olla veits imposter sündroom ka, et miks nagu asjad nagu liiguvad kuhugi paremuse poole või noh, see on ka kuskilt august välja tulemine, et kui ma olen pikalt olingi 4 aastat või 5 aastat avastasin ennast ja olingi nagu ka üksinda, et nüüd, kui on nii palju inimesi ja sõpru kõrval, siis noh, võib-olla kehaga ootab natukene, et võib juhtuda midagi halba. Jah, sa oled nagu valmis kogu aeg selleks, mis on tegelikult halb, et sa ei suuda lahti lasta. No see on nagu meil väga tuttav teema. Aga üldse ma ei tea nagu, see on nii selline küsimus, mida on hästi raske alati küsida sellistelt natuke tuntumatelt nägudelt, on ju, et justkui kõrvalt vaadates, kuna Eesti on nii väike, on ju, siis tihti ka ise olles kokku puutunud erinevate, ma ei tea, kuulsustega Eestis, on ju, kuna ma olen ka ajakirjanik pikalt, siis tegelikult need tuntud näod nagu hästi kiiresti kipuvad ülbeks minema. Et nagu justkui see, et vaadatakse sulle hästi ülevalt alla, mis on minu meelest Eestis kuidagi hästi kummaline. Et kuidas sa ise tunned, kas sa näed enda ümber, kuna sa ikkagi oled seal sees rohkem, on ju, kui nii-öelda võib-olla meie ajakirjanikena, siis kuidas sa tunned, kas see päriselt on ka nii, et on nagu toksilisem sõhkkond nagu sellises võistlevas paadis, kui nagu muidu oleks su sõpradega? See on väga hea küsimus. No, minul on... Ma räägin oma elukaasast juba nii palju igal pool, et ma pean uuesti rääkima, et tema on nagu see, kes hoiab mind 2 jalaga maa peal, et mitte, et ma kuhugi peaks ülbeks hakkama kuskilt minema, mul ei ole kuskilt seal lähedalgi, aga tema on nagu alati see, kes ikkagi hoiab 2 jalaga maa peal, ütleb, et no, näitabki teistsugust perspektiivi, aitab mind nagu kõrvalt vaates nagu aidata, et teiste sisuloojate kohta ma ei oska öelda, ma olen hetkel puutunud kokku nagu nii toredate inimestega, ma kunagi ammu puutusin küll kokku väga sellist nagu fake sisuloojatega, kes näitavadki ainult seda nagu head külge ja ongi nagu, nad olidki päris elus nagu ülbed inimesed, just ongi minu arust need inimesed, kes faatavad täiega, on ju, et et vaata, mul on see mingi uus, ma ei tea, ma ütlen suvaliselt Chanel'i kott, on ju, ja ma ei kujuta ette, see on väga üldistav, kõik, kes teevad näitavad oma Chanel'i kotte, ei ole kõik ülbed, aga see on hea piltlik näide. Neid üksikuid on, kes võib-olla tuleb mingi üks suurem koostööraha ja siis kulutavad selle nüüd kohe kõik, ma ei tea, reiside peale või nii edasi, et no minu jaoks Sam on ka väga suur inspiratsioon, et ta on meil ju Eesti tipus, ta on nii edukas noor inimene ja ta on minu meelest nagu nii 2 jalaga maa peale, ta on nagu mitmel rindel ka nagu. Jah, mitmel rindel ka täpselt ja kõik, kellega ma olen nagu ka nagu rääkinud Samis, siis on ainult positiivsed see sõnad, et ta on nagu, no nagu Kaspar, ta on nii rõõmus, ta on nagu hästi nagu humble ja minu meelest see ongi kõige tähtsam osa ka sinu nagu isiksuses, et aktsepteerida iga inimest kui inimesena, mitte et et ma ei tea, sina jälle vabandan, töötad kuskil McDonaldsis, et siis no see on see, mis öeldakse, et kui sa koolis ei käi, sa lähed Maci tööle, on ju, et see on nüüd kuidagi halvem, no tegelikult, no
me oleme kõik inimesed, kõigil on omad eesmärgid, et kes töötab Macis, teeb äkki mussi kõrvalt, ma ei tea, mis iganes ta tahab teha. Kõik taha on ju kuulsad ja sisuloo. Jaa, et igal ühel on oma elutee ja kõiki tuleb lihtsalt aktsepteerida inimestena. Aga kui sa oled ise jobu inimene, siis sorry, nagu ma anyway ei suhtle sinuga ja ma ei raiska oma aega nagu sinu peale, et lihtsalt ole normaalne inimene. Tead, mis ma olen suht palju viimasel ajal hakanud kuulma nii-öelda seda seisukohta just suunamudjate ja sisuloojate osas, et justkui vaata, hästi levinud on minu arust see, et ollakse nagu hästi ülevoolavad seal kaamera ees, et kuidagi seda tähelepanu püüda, et nii-öelda liiga palju, ja et see nagu võib-olla osade puhul kipub külge jääma ka päriselus, nii-öelda, et see saab nagu osaks isiksusest, et sa oled nagu päriselus ka nii-öelda liiga palju. Et kuidas sulle tundub, on see võib-olla midagi, mida sa enda puhul oled märganud ja võib-olla ka teiste puhul, et on see mingi teema? Chris Boyce on kaamera ees süke hästi energiline. Hästi süke, ma ei tea, hüppab, karjub, teeb kukerpalja, veits nagu iShow Speed, aga jah. Süke vist tottu nagu, süke, mitte halvasti, iShow Speed on samamoodi, mis see on, mida ma ei näi. Ja, mängib ennast lollimaks, aga see ongi see, et vaata saaks naerda, aga päris elus Chris on tegelikult hästi karismaatiline, hästi süke vaos hoitud ja ma mäletan seda, et kui ma nagu käisin seal nendel majas, ma filmisin Astoniga mingit toiduvideot ja siis Chris rahulikult istub nurgas ja vaatab lihtsalt, mitte midagi ei ütle. Ja siis see burger sai valmis, ma ütlesin, et tavai, et tule söömast. Juba tulen, vaata, et ta süke hästi nagu ootab rahulikult, ei sega midagi vahele, ei hüppa kaamerasse, et esineda, mis minul vahepeal juhtub, et kui ma kaamerat näen, siis ma kohe olen, joo! Aga ma proovin ennast vaos hoida, et Chris on hästi süke, et kui kaamera tööle läheb, siis mitte, et ta on teine inimene, aga ta on karakteris rohkem. Ta on nagu võimendatud rohkem, et ja Kepu ju samamoodi, ta ju ei käi niimoodi päriselt ringi, et tal on hambad soditud mustaks ja et ta mingi Kalle kuskilt tõrvast lüpsab lehmeen. Need olid nagu nii head kunagi, kui ta nagu tegema hakkas, nüüd sul kuskil rand või sa sees vaata. Jaa, aga Kepu puhul on küll see, et ta on kaameras rohkem võimendatud, aga ta see karakter on päriselus ikka kuidagi alles, et ta ikka teeb seda nagu oma seda häält kuidagi ja ta ikka on nagu, ta on hästi naljakas inimene, ta on üks naljakamaid inimesi, keda ma tean, et jah, kokkuvõttes need inimesed on kaameras võib-olla natukene rohkem nagu näitleja, See on arusaadav ka, Sa ei saagi olla igav inimene, aga nad on kaamera taga, nad on tipus, sotsiaalmeedia tipus just sellepärast, nad on targad, nad oskavad seda asja väga hästi ja nad ongi jõhkralt tublid inimesed ja Chris on hästi töökas ja hästi siuke ma mäletan kuskil, kui me oli vist sisumaja avamine või midagi siukest, siis ta oli mingi üleval korrusel, saatis e-maile välja, business e-maile, teised all pidutsevad või mitte pidutsevad, tegid seal mingit livestreami asju ja tema saadab e-maile välja, siis ma olin nagu okei, see on töönarkoman. Ja süke ta on. See on jah huvitav, mida näiteks ma olen ka nagu ajakirjanikuna tähele pannud, et sisuloojaid on nagu hästi seinast seina, et ongi need näiteks, kellelt sa saad nagu kohe vastus, kohe valmis kõik. Ja siis on neid, kes nagu täiesti ignoreerivad ja üldse ei ole huvitatud, vaata see suhtumine kuidagi, mis sa ajakirjanikuna saad, sa näed nagu hästi ruttu ära, ja mul on ka kuidagi siuke mulje jäänud, et need, kes on nagu siuksed nii-öelda toredad inimesed ka näiteks ajakirjanikuna suheldus, et nad kuidagi jõuavad kaugemale. Me kutsusime Chris Boyce'i, ta ei vastanud meile. Ei vastanud? Millennialsi me kunagi kutsusime. Jah. Aga eks seal vist tekib ka see, ma kujutan ette. Ole, millal sa kirjutasid ka, ma usun. Ja. Meil oli ammu, tead, neid kutseid, ma usun, tuleb kogu aeg. Ma tegelikult nagu üldse ei võta seda sikkust. Ja, ma usun. Lihtsalt see nagu oli naljakas ajastus. Ja, ma usun. Mul tuleb ka tegelikult hästi palju mingeid erinevaid kutseid kuhugi podcastidesse või kuhugi, ma ei tea, kooližüriidesse. Tahaks igale poole jõuda, lihtsalt ei jõua, et mina teie asja näen, minu meelest te olete lahedat asja, ütleks, et teie conspiracy teooria, et sisumaja inimesed ei ela sisumajas oli väga vale. Aga saad aru, et selle peale ju see Gossip tegi story ka. Ma ütlesin neile seda ja siis nad olid mingi, nice, ma saan vaata mingi nalja või midagi teha, vaata. Aga nad
kõik elasid seal reaalselt koos nagu. ei, see oli nagu lihtsalt vaata, kui tuleb nagu selline asi, sa mõtled nagu see reaalselt ei ole võimalik. Nagu ma panen ennast kohe ise sinna olukorda, kui ma peaks oma kutiga minema praegu mingi kuradi 5 kutiga veel elama sinna, teeme süüa mingi kõiki asju koos, siis ma ei läheks. Su kutt on sisulooja? Ei ole. Ta on selline, kes filmiks pigem, vaata. Aga kui ta oleks sisulooja äkki? Aga kujuta ette, et ma ei tea, et sa oled mingi BSA ja siis ma ei tea, sul on, ja siis on, okei, ta ei ole päris sisu, ja siis sul on veel mingi Andrei Savakin on sinuga koos. Kuidas sa kujutad ette, et see on nagu tööd? Mingi periood kindlasti. Okei, see on nagu kui te lähetegi selle mindsetiga, et me läheme sinna, me läheme sinna tööle, aga me läheme fun'ima, aga võib-olla tead, need asjad lähevadki lõpuks katki sellepärast, et on grupp inimesi, kes tahab fun'ida, on grupp inimesi, kes tahavad tööd teha ja siis tekivadki konfliktid, onju, et kas me oleme siis nagu töökaaslased, oleme me sõbrad või mis me lõpuks kõik oleme. Samas me konspirissi oli ka vaata see, et nagu me kahtlustasime, et on raudselt niimoodi, et tegelikult see gossip elab nagu kuskil mujal ka samale. Käivad seal vahepeal filmivad video ära, nad koju. Maksavad üüri kaks kohas. Neil on raha küll. See on ju hästi mõistlik, kõigil on nii palju raha. Keeruline natuke rahalises mõttes. Aga okei, oota, liigume nüüd edasi, me rääkisime sisumaast nii palju, ma tahtsin tegelikult koostööde kohta küsida. Me mingi aeg tagasi rääkisime koostöödest just selles võtmes, et väga palju sisuloojad on viimasel ajal kerkinud üles sellega, et nad teevad ainult koostööd või et muud videot sa näiteks ei näegi kui ainult koostöövideot, on ju. Et nagu ma ei taha kuidagi halvasti öelda või ma ei mõtle seda halvaga, aga üks minu meelest näide on näiteks Maria Rannaväli. Et ma ei näegi enam muud contenti kui see näed, on ju, see näed või mingi üliäge tekst, kus sa mõtled, et ta päriselt nagu räägibki või päriselt teebki nii, see näed. Et nagu mind näiteks isiklikult paneb see sisuloojad nagu natuke, mitte nagu umbusaldama vaata, aga täpselt see, et kas sa nüüd nagu, mis see nagu outcome sinu jaoks ongi, kas see ongi sinu jaoks ainult rahateenimisplatvorm või sa nagu päriselt jagad, mis sulle meeldib, on ju. Et nagu tihti ma usun vähem postitust, mis on nagu koos selle äädiga, vaata. Et ma ei tea, kuidas sa ise tunned seda? Jaa, mul on ka üks sisulooja, keda ma ei jälgi, aga ma tean, et iga ta postitus on nagu mingi uus reklaam ja need samad ettevõtted on ka vahepeal mulle kirjutanud ja siis nad pakuvad nagu ka teistele nagu näiteks Gossipile või midagi ja siis nad ei paku nagu isegi nagu raha, vaid on mingi, et näed, võtame 50-eurone toode, on ju, et... Kuidas sa mõtled, ma piipun ära selle? No vana aja, okei. Ma olen kogu aeg seal paadis olnud nagu. Jaa, et nagu see siis on nagu kogu aeg teeb ainult koostöid ja nagu mida ma vahin sellest, nagu see, et sa oled kõndiv reklaamtahvel või? Ja alati kui video on nagu täpselt sama ka, vaata, alati see sama spot, et on mingi, kujutate ette. See üks sama filter on tal mingi 10 aastat peale. Ja nagu, no ma ei usu sind lihtsalt. Ma lihtsalt ei usu, aga Maria sisu mul ei tule ette, ma ei oska öelda, kui tihti tal need tulevad, kunagi tal, 10 aastat tagasi. Ta on hästi nagu nimekad koostööd praegult, et ma ei teagi, ta tegi mingi Euronixiga ainult mingi, ma toon nagu näite, mis ma viimasena meelde tuleb, on ju, et mingi lambist mingi, mõtlesin, et koristan oma laua ära või organiseerin oma toa lõpuks ümber, kuna ma olen ju sisulooja, siis mõtlen, päriselt äge video. Euronix aitas mul kõik asjad osta. Ja siis mingi, mulle nii meeldib viimasel ajal juua mingi kofeiinijooki. See jook aitas mul seda teha. Et alati on nagu see, et ma ei saa nagu päris seda sind sealt välja, vaid alati see on nagu, koostöö blablabla. Sest fakt on see, et koostööd ju mingis mõttes nõuavad ikka sult ju midagi, et sa ütleksid või mingit oma nagu seda raamistikut. See ei ole päris nagu 100%, et sina tahtsid nii öelda, vaata. Ma ei tea, eks erandeid on kindlasti, on ju. Ja just see nagu panebki mind vahepeal mõtlema, et kas me liigumegi sinna poole, kus me teeme kõike ainult nagu koostööde nimel või? Mul on nii vähe koostööd hetkel olnud, ma võtan väga valikuliselt, et kui ma ei tea, kui mingi sex-shop mulle kirjutab, mis ma teen sellega? Mul ei ole mõtet. Ma saadangi edastan edasi, et näed, võtke Robin, et mul ei ole nagu midagi teha. Et mul oli siin üks koostöö oli, viimase paari kuu jooksul oli vist see mul on 2 olnud, üks on Bolt ja üks oli Bergal, Bolti ma koostan iga päev. Bolt on kõva koostöö tegelikult. Jaa, mulle väga-väga meeldis ja nad isegi ei tahtnud, et ma mainiks, ma pidin korraks veebi. Sinu poole või? Ja siis oli need Bergale need
kuivatatud Puuviljad on ju, need kaetud šokolaadiga onju ja siis mäletan ma tegin video ja siis inimesed olid ma ei usu et need on head ja siis ma olin nagu ma mäletan seda videot, sa ütlesid jah, et mingi see on veel parem ja sa mõtlesid need olid kõik nii head, need olid päriselt ka head nagu ja siis inimesed ei usu, mis ma mõtlengi nagu mis ma pean ütlema, et mingi see on jama ja see on jama ja no see on okei. Et kuna sa näed, siis automaatselt inimesed mõtlevad, et sa oled nagu ära ostetud. Jaa, aga mul on olnud niimoodi, et mul tahetakse koostööd ka mingi toode ja siis saadetakse, ma proovin, see ei ole hea ja siis ma ei saagi seda teha nagu. Ma ei saa teha. See tundub nii ebamugav olukord. Aitäh, et saatsid, aga see on rõve. Ma lihtsalt ütlen, et hetkel see ei lähe minu brändi väärtustega kokku. See on siuke viisakas, on ju. Jah, et GPT alati aitab. Et kui sa ise ei oska, siis GPT aitab. Aga jaa, no nüüd mul tuleb ka see, kui ka ühe suure brändiga koostöö, mille nagu asju ma kasutasin terve oma lapsepõlve, et see on nagu ma üritan ikkagi oma brändi nagu sisse jääda. Maria puhul, kui sa ütlesid, et ta kasutas Euronixit, et ta ostis mingeid asju, mida ma ise olen proovinud teha, on see, et kui mul on vaja midagi osta koju, onju, ja ma ei taha nagu maksta, aga mul on seda asja vaja, siis ma kirjutangi, et kuule, et äkki tahate koostööd teha ja siis te annate mulle nagu selle asja ja ma nagu säästan mingi 5 sotti ja siis on kõik õnnelikud, onju. Ma nagu saan sellest aru, vaata, aga Maria nagu näide oli lihtsalt selle pointiga, et tihti on seda liiga palju nagu, et see tundub nagu filtreerimata, et ma ei kujuta ette, kas see on või ei ole, onju, aga mingi aeg mul ei tundunud, et ta nii palju tegi nagu ja nüüd on peaaegu nagu iga postitus, mis mulle ette popib, on koostööpostitus. Aga ma nüüd sisuloojana küsikski, et kui palju on palju? Mul on vaja seda päriselt teada, kui palju on palju? Kui tuleb nädalas mitu tükki, siis on juba väga veider. Oletame, et ta paneb nädalas siis 5 postitust, on ju. No näiteks igapäeva postituse ja kui üle poole on koostööd, see on veider nagu. Okay. Kui oleks näiteks 2 postitust, oletame, et see on ajastatud mingi esmaspäeva reede peale, on ju, siis sul jääb see nagu vahe või nagu see tühi see sisse, et sa näed nagu inimest vahepeal niisama ka, et sa nagu ei suhestu selle brändi ja selle inimesega koos, vaid selle inimesega, kes reklamib sulle brändi. Ma ise vist tunnen, et iga kuu 2-3 maksimum. Aga ei, selles mõttes jah. Ma eelistaks ka seda. Ma arvan, et see oleks nagu see ideaalne punkt, et kui ma nagu nädalas juba mitu panen, siis no ma ei taha, kui ma ise, mulle ei meeldi need reklaamtahvli sisuloojad, siis ma ei taha ise ka nagu seal olla. Ma pigem lähen ennem nagu, ma leian endale päris töö ja ma teen seda päris tööd kõrvalt, et mu sisu ei saaks ära rikutud, sest et ma olen olnud 10 aastat tagasi seal, kus ma võtsin kõik koostööd vastu. Ma saan aru ka, nagu, alguse välja. Jaa, mulle saadeti nagu asju, mida ma elu sees ei kasutaks, ma tegingi neid koostöid nagu, ja see oli nagu nii halb. Jällegi, kuidas sul sellega on, et näiteks ma toon ühe näite veel, et Brigitte Sanne Hunt kunagi promos mingit, me mäletan, et tegi koostööd mingi asja, kus ta nühkis ennast seal mingi videos on ju mingi ma mõtlen, mingi kuiv kinnas või mingi mis asja, vaadake, kuidas see töötab, on ju, see oli telefoni pand, et sa näed, et see on hästi nagu low effort. Niimoodi, et ta teeb lihtsalt selle koha peal ära, mingi vaadake, kuidas see töötab, ta saab sellest rämeda pappi ja siis tuleb mingi... Ei saa. No ma mõtlen, oletame, on ju. Ma võin selle kiirelt vahele öelda. Pliibi see summa ära. Ma olen pidanud esindama brändi ja koostööpakkumise talle tegema hiljuti. Küsis tema raha. Okei. Ma just panin kirja, ma ära piibiks selle. Ei, see on aus. Ei, aga samas vaata nagu... See on nii huvitav, sest ma olen ka kuulnud jutte, on ju, selle kohta, et ei ole väga hästi. Ma ei tea, mis ta teeb nagu. Aga vaata, kui hästi ta oskab nagu sellega töötada, nii et sul on selline tunne, nagu ta läks nagu maailma luksuslikumat elu, on ju. Jaa, aga nagu kust ta raha tuleb, ma tahaks teada. See ongi, vaata, mina jäin üldse nagu see viimane arutelu, ma jäin mõtlema, et minu arusaam on olnud see, et kus see tuleb, et tekib vaata tunne, et sisulooja teeb nagu liiga palju koostöid, on minu arust see, kui see nagu saab täiskohaga tööks inimese jaoks, on ju, et siis sa pead tegema automaatselt rohkem, et ära elada, on ju. Aga seal nagu tekib ka see aga, et samas ju osad kuidagi minu arust elavad ära, nii et nad ei tee palju koostöid. Ma ei tea, mis see nagu sinu nii-öelda vaade sellel on, et kas see on kuidagi raske nagu... Ära ela üle oma võimete ja eladki rott nii kaua, kuni sa ei ole nagu rott, on ju. Vaata, Sam ju vist kuni eelmise aastane elas oma ema juures, on ju, ja ei pidanudki toidu peal raha maksma, mis iganes, et kui sul on ees, kui sa tunned, et sinu elutee ongi nagu sisuloome, see peab olema sotsiaalmeedia, või ma tahan ka minna meediasse kunagi, mingi, ma ei tea, kuhugi saatejuhiks või oma saadet
suuda teha, mis iganes, aga kui ma tunnengi, et meelelahutus on minu elutee, siis nagu elage ema juures või nagu noh, okei, ära ole see mingi võib-olla 35-aastane, kes ema juures elab, nagu mingi balanss peab olema, et okei, kui sa 10 aastat pole suutnud nagu saavutada nagu seda, et sa suudaksid vähemalt oma korteriüüri ja poe arved ära maksta, võib-olla muuda nagu natuke. Midagi tuleb nagu muuta. Nagu, no ma ei tea, Nööp või need käivad ka ju kuskil agentuuris tööl, et see on normaalne, teegi nagu kõrvalt ka asju, aga tihti vaata, nagu kui me võitsimegi selle VSA näite, siis neil on piinlik tunnistada, et nad peavad tööd tegema tänasel päeval nagu. Aga seal tuleb nagu kõrvale Mallukas, kes ülihästi nagu teda nagu, kuidas ma ütlen, nagu paljastab see, et tal on see mingi oma podcast, mida ta müüb nagu inimestele, on ju. Ja siis Mallukas ütles ka mingi et nagu mingi 3 inimest vaatab seda, et nagu tore, et sa teed. Aga see, kuidas ta tegelikult nagu turundab seda, et mingi aasta oodatumad külalised, on ju. See näitab mulle, kui fake on nagu sotsiaalmeedia vahepeal, on ju, et kui hästi inimene suudab nagu ära blindida meid, nagu, et kujutate, et sukapükstega teenib mingi rämedat koinja, tegelikult on lihtsalt nägu seal paki peal, vaata. Et noh. Aga ma ütlen ka siia vahele, et nagu kui ta on rahul oma eluga ja ta saab oma asjad makstud, ta on nagu, ma ei tea, panka ei pea käima röövimas, nagu jumala eest, mul jumala ükskõik, Brigitte, mida sa teed, on ju, nagu jumala ükskõik, sest et meie ei puutu omavahel kokku ja kui nagu sa ei tule kuidagi minu elu rikkuma, mul on jumala ükskõik, mida tema teeb, et kokkuvõttes lihtsalt nagu olge normaalsed inimesed, jõuame ikka siia punkti tagasi, et ma muidugi BSA-d enam jälgi, ma ei tea, mis ta nagu ja ma nagu sellepärast võib-olla nagu ütlen ka, miks ma ta näiteks tein, on see, et nagu mul on kahju, et mõned sisuloojad, kes nagu ka sina näiteks on ju, teevad nagu hästi palju tööd, teevad nagu kvaliteeti ja siis nad ei ole nagu seal samal tasemel, kus täna on mingi BSA, Mallukas, vaata need, kes nagu ma käisin ühel konverentsil ja seal öeldi, et kes karjub kõvemini, seda nagu kõvemini kuulda, vaata, mis nagu kehtib hästi palju minu arust meie sotsiaalmeedias. Et just kui ennast nagu lolliks teha on nagu tasuvam nii-öelda, kui see, et sa teed midagi päriselt. Et sellest on nagu kahju, kuidas nagu ühiskond hullult toetab sellist asja. BSA-l ja Mallukal on väga küps vaatajaskond ka. Neil on nad on leidnud endale väga hea vaatajaskonna ja sama on ka nagu Andreiga. Minu vaatajaskond TikTokis on kindlasti noorem, ma nägin, et peale saadet mulle tuli, tegelikult kui ma hakkasin Kaspariga koos videoid tegema, mul tuli hästi palju vanemaid inimesi sisse, sest ongi just vanemad inimesed väga armastavad Kasparit nagu südames, tõesti nagu kellegi emad nagu reaalselt lihtsalt nagu jälgivad nii palju Kasparit ja siis sealt tuli mult vanemate nagu audientsi sisse ja siis selle saatega pluss ka nagu Andrei videoga mul on tulnud ka nagu küpsemat audientsi sisse ja ma tahan, YouTube'is mul on, ma juba, statistikal alati õige, aga ma näen, et YouTube'is mul on kõige vanem vaatajaskond ja sellepärast ma tahan ka sellega rohkem jätkata, et no muidugi on tore, kui me kõik noored ka kasvavad minu videotega üles, üks hetk nad ongi, on ju, ja me kõik oleme mingi 60-ndates, on ju, aga jah, ma arvan, et ongi vaja leida enda see audients, BSA ongi oma vanemate inimestega, mu ema jälgis mingi aeg BSA-d, kuni ma ütlesin talle, et kuule, jälgi Mallukat ka, on ju, siis tahaks Mallukat jälgima ja siis ta unfollow'is lõpuks BSA ära, et tundub, et kui tal ongi mingi siuke, ma ei ütle ajupesu, tähendab, kui ta lähebki peale vanematele inimestele, siis midagi neile meeldib sealt, ma ei tea. See kommentaar oli väga aus, ma nõustun. Jah, et mis iganes, ma tean, et BSA võib vaadata, aga mind on nagu, kes kurat vahiks nagu Steveni videoid. Täpselt nagu, et nagu see on normaalne, et ma ei tea, ma vaatan ka mingeid neid TikToki joodikuid ja mõtlen, miks te vahite, 600 inimest vahib, kuidas mingi Miku ennast täis joob, on ju. Tonn. No, ma olen isegi vaadanud, täpselt. No jah, aga nagu kuhu ta nüüd kukub? See ongi nagu, kas see on meie Eesti brainrot või? Pigem on küll. See on meie nagu täiskasvanute brainrot nagu. Aga see on nii haige, kui palju inimesi seda vaatab. Ja lihtsalt nad tonavad niimoodi rahvivad. Ma ütlesin ükspäeva oma melukaasele ka, nagu sa tule, ma pean tegema ka laive, paneme reisitona sinna nagu ja hakkan jooma lihtsalt see reisile. Ongi mingi vend ju, mis vend, see Rasta perekond, need ju peagi 10 000 teis kokku. Nüüd nad läksid lahku ju. Ja nüüd on mingi, ma mingi räigelt olin kursis selle laivi värgiga, kuidas nagu Diana Klass ja see Gerdo Mölder kihlusid TikToki laivis kuskil Veneetsias.
mida? ma jõudsin laivis selle kohani nagu, jah. Okei, mul on vist veel... Sa ei hakka laive tegema? Ma tegin eile laivi. Ei no ainult selles, ma nägin, et see teine süke artist Regina Music, ta tegi TikToki laivi ja mul on, ma ei tea, mida süüa nagu teha ja siis ma requestisin teda, et kuule, et joo, et mida ma süüa peaks vaata tegema. Sa jäid sinna? Ma jäin tunniks ajaks sinna. Ma räägin, see on alati ja siis ma lõpuks sain sealt ära ja ma ikka ei saanud vastust, mida ma süüa pean tegema, et ma ei tee üldse laive, jah. Ja pange toona, täppige. Ja ei no, kellel töötab, seal töötab, no kui sa rasta oled ja mingi 8... Jah. Miks te annate nagu oma... No teie ei anna, aga nagu miks inimesed annavad? Ma ei saa reaalselt aru ja siis räägitakse, et inimestel on vähe raha. Ongi, eestlased on liiga rikkad, nad seal vaatavadki Riigikogust. Kuule, et mingid vennad saatsid 10 000 iga kuu TikTokis, no ilmselge võime makse tõsta nagu. Tuuakse sushi, kui aina tahavad. Mine. Crazy. Nüüd ta pani veel lõuga ka mingile alaealisele lapsele. Või no, ma nägin mingit, ma ei lugenud küll läbi, et keegi nagu seal Saaremaal siis Mikult mingi noor poiss läks küsima fännipilti ja Miku pani haaki talle lihtsalt niimoodi. Okei, see oleks. Teate, ma tulen tagasi. Toon teid tagasi. Ma tahtsin tegelikult korra tulla, kuna me rääkisime, et inimestel on see raske aeg rahaliselt, on ju. Tahtsin korra brändide juurde tulla, et mulle endale on hakanud nüüd nagu üha rohkem silma jääma, et järjest nagu on meil ikkagi väga palju neid brände, mis enam ei tule toime, on ju. Ja noh, me oleme ka ise näiteks podcastiga seda kogenud, et me oleme niimoodi tõmmelnud, et saada nagu mingit rahalist koostööd, on ju. Ja no ei ole neid võimalusi nagu väga paljudel ettevõtetel. Kas see on mingi asi, mis sul on ka silma jäänud, et kuidagi viimasel ajal on nagu raske just võib-olla, et ollakse valmis näiteks nagu toodetega nii-öelda tegema koostööd rohkem ja et see rahaline pool on ikkagi nagu keeruline saada täna ettevõtetelt? Ma arvan, et see on YouTube ja podcasti mure, et brändid millegipärast näevad hetkel kõige suuremat väärtust TikToki otse promol, et ongi, et me teeme suga koostööd ja sa teed nagu spetsiifilise nagu TikToki reklaami nagu meile. Kuigi mina nagu näen, et peaks ikkagi rohkem raha liikuma YouTube'i ja ka podcastidesse, ma näen, et sealt tuleb nagu minu meelest rohkem väärtust. Ma ei tea ka, mul ei ole neid statistika, mida brändid on. Siin on sama jutud näiteks vaata, et mis nagu kuulajaskond seal taga on ju. Et noh, ma ei tea, ma ei ole kokku puutunud nagu podcasti sponsoritega, aga ma olen kuulnud, et on keeruline. Kuigi TikTokis tuleb neid pakkumisi, no endiselt ma olen väga valiv, aga võib-olla siis podcastid peavad või mis iganes YouTuberid peavad nagu tegema neid diile, et mida ma olen ka soovitanud mõnedele, et ehk ehitage oma TikTok üles ja pakudki, et TikToki kajastust nagu, et sa saaksid rahastada oma podcasti või mis iganes, et kui hetkel liigub raha TikTokis, siis tuleb see kuidagi sealt kinni haarata ja suunata siis oma podcasti või YouTube'i projekti või kuhu iganes. Et ongi keeruline, jah. Jah, veits oled siuke nõiaring, ma jäingi nüüd mõtlema, et see ongi mingis mõttes võib-olla ka see, miks meile tundub, et osad teevad neid koostöid hästi palju, on ju, sest sa peadki seda lühiformaati tootma, mis tõenäoliselt nagu, noh. Ja ongi, mõnede see ärimudel ongi see, et ma TikTokis teen oma seda reklaami, et ma saaksin selle raha tõsta siis päriselt sinna, kus mul on seda vaja, kus ma saangi toota nagu seda sisu, mida ma tahan teha, on ju. Et noh, see on keeruline. Oleks mul manager, mul oleks elu võib-olla lihtsam, et ma võiks ise oma pead vaevama sellega ja kõigil oleks elu parem. Ja kui palju täna sina üldse valid koostöö mõttes seda, et kas peab olema rahaline või on nagu toode vastu? Kas see on ajas muutunud? Jah, kindlasti. See jällegist oleneb, et oletama, et mul on koju vaja telekat ja PlayStation 5, kas ma maksan selle oma rahast või mul ei ole võimalik seda näiteks oma rahast maksta, siis ma võin proovida kirjutada Euronixile, et kuulge, et siin on juba tegelikult mingi väärtus, mis me saame üksteisele pakkuda, mul on see asi, mis minul on vaja,
teil on see toode, neil maksab see nii palju vähem, nii või naa, ütleme, et noh, 1000-eurine toode Euronixile maksab arvatavasti mingi 6 sotti. Versus seda maksavad sisul ajal 1000 eurot, Nad säästavad 4 sotti. Et on toote koostöösi, mis, aga need on siis ainult siis, et ma ise pakun välja. Kui keegi mulle kirjutab, et et mul on mingi õhufritüüri, siis nagu, ma teen sellega, mul ei ole vaja see õhufritüüri nagu. Et kui ma tunnen, et mul on vaja, no õhufritüür on ka liiga nagu, noh, ma ei taha nagu mingi 50 euri eest enda nagu reklaampinda ära anda, ja siis pärast küsida teiselt ettevõttelt nagu rohkem raha, noh, see ei ole... Tehti ju neid tulnud mingi super smutid, mis nagu iga venna, kui Instas oli, siis mõtlesin ka nagu, et kas nad said ainult selle toote või nad said raha, kas sorry, aga miks sa teed ühe purgi eest nagu siukse reklaami? Ja ongi. Mida ma nägin ühel üritusel, seal on üldse seotud koostöödega, aga inimestel, et oli turismifestival ja seal sai võita tasuta reisi Itaaliasse. Või siis sa saad kohe praegu kätte endale Beliefi pudeli. Ja inimesed valisid Beliefi pudelid kogu aeg, Nad ei olnud isegi kas ma osalen seal ja noh, esiteks festivalil on võib-olla osaleb sellel mingi 100 inimest, See võimalus võita on hästi suur tegelikult, 100-le. See on palju suurem kui kuskil Facebooki loosimängudes, kus on 1000 inimesed, Ja enamus valivad kogu aeg selle 1 eurose mingi joogi või siis on isegi tegelikult oli seal valikus, et nad saavad ka mingisuguse selle reisibüroo 100 eurose kinkekaardi või 50 eurose kinkekaardi. Kõik tahtsid neid Beliefe ja Heavenly'd nagu. Ja ma mõtlen, et nagu... See on kindel ja see on kohe. Jaa, ja see on nagu... ma ei saa lihtsalt nagu... Ma saan reisi vähem, ma saan joogi. Nagu, mine poodi, osta see jook, aga võta see risk ja osale seal loosis või võta see kinkekaart ja sa nii või lähed kuhugi reisile kunagi, et nagu... See on huvitav, jah, inimesed tahavad kohe seda asja, nad on kohe seda vaja ja kui keegi Heavenly'st võib-olla kirjutab ikka mingi sisuloojale, et ma saan sulle kasti Heavenly't ja sa tee mulle nüüd nagu ilgelt promo ja võtadki paljud vastu, aga sa tegelikult, noh, mitte et sa oma hinge maha müüd, aga sa müüd ikkagi reklaampinda, selle hetkel see ongi reklaampind hästi odavalt maha. Ja kuidas sa saad ju minna teise mingi suure ettevõtte juurde ja öelda, et ma ei tea, mul on vaja 10 korda rohkem raha, kui see Heavenly kast maksis, see on kuidagi paigast ära. Sa paned enda selle baari nagu juba ära sellega. Jah, et Gossipid on minu meelest väga tublid, et nad käivad ka investeerimisfestivalil rääkimas ja nende koostööd ongi tänas, Maljukal, mis ta ütles, 2500 on üks lühivideo, No, tema ju ei võta mingit Heavenly kasti vastu. Aga tema puhul see nii teine ka, et ta nagu lihtsalt istub, räägib, mis ta sai ja inimesed ostavad tühjaks. Et see on nagu, see on nii haige, nagu seda peaks uurima veits, nagu mis paneb, isegi mina olen see ohver, nagu, et ta ütles, see on hea, ja ta istus oma kodus, nagu ma oleks taga FaceTime'i videos ja ma olin mingi, ma ostan selle ka. Tema vastu on suur usaldus, ta on äkki 15 aastat olnud meil või midagi kuhugi sinna, 20 aastat võib-olla isegi, et inimesed usaldavad tema arvamust, tema maitset ja nii edasi. Aga sul on ka väikse sisuloojana seda kõike võimalik teha enda väike, nagu kui Maljukal on 100 000 inimest, kes teda usaldab, siis mingi inimene, kellel on mingi 2000 jälgijat, siis isegi kui sul on 10 inimest, kes sind usaldab, sa ei tohi nende usaldust kuidagi ära kuritarvitada, et ma hakkangi nüüd promoma mingeid tooteid, mis ongi täis jama nagu, et ma ei hakka, ma ei tea, mingi, kui ma vihkan suhkruvaba jooke, seda maitset, siis ma ei hakka promoma, vabandust, Nokot, sest ma ise ei joo Nokot. Aga Noko on väga lahe bränd, kui te ikkagi jah, ma ei saa lihtsalt promoda Nokot. Tehke suhkruga. Jah, tehke suhkruga, ma ei saa, mul lihtsalt häirib see suhkruva maitse. Mul nii maitseb. Ja mul elukaaslasel ka maitseb, ma ei saa, aga mind nagu see kuidagi mõrkes maitse või ma ei tea, mis sealt tuleb. No see oleneb ka, kuidas üles, kas sa oled muidu lapsepõles jõid suhkruvaba jook või nagu mitte lapsepõles, aga viimased... Ma olen suhkruvaba joogi tarbija olnud küll. Terve elu põhimõtteliselt, Ma olen Team Coca Zero alati. No jah, sealt siis su maitsemed on harjunud sellega juba. Ja kui sa jood suhkruva Coca-Colat, mis sul tekib siis, et saad nagu liiga magus. Liiga magus, jah. Ma olen lihtsalt nii harjunud, nagu see fight on alati, vaata. Minu jaoks see on nagu siirupi maitsega tavaline Coca.
Ja minu jaoks on see Coca Zero mingi mõrkjas või nagu siuke mingi, mitte mõrkjas, aga saan aru, mida sa mõtled, see nagu suhkru asenda järelmaitse. ja see järelmaitse, aga kui ta on klaasi sees, jääd on ja sidrunit on, siis ma joon seda Coca Zerot, sest et seal peab olema külm ja see mõtle, sa säästad kaloreid. ja ma pean seda tegema, ei olnud kus ei, siis ma räägin kogu aeg, et nagu ma pean nagu neid Zerosi asju jooma, sest et nagu asi läheb üle kätte nagu. Ei, ma tean väga hästi, nagu ma lähen täitsa hulluks pärast ära, kui ma nagu suhkruga jooki joon. Suhkruga joogid on ka head, aga mitte nagu, need on ka nagu kindlad asjad, vaata. Siin on kindlad suhkruga. Aga see on nii hea ka tegelikult, mulle nii meeldib. Jaa, ma just mõtlesin, siin on vitamiinid. Ma pole joonud seda ja nüüd ma hakkan jooma seda nagu. Värska veel võite mulle kasti saata. Ei noh. Jah. Kuule, aga ma tahan tegelikult korra tulla ka väga nende nii-öelda ekstreemsemate videote juurde, mis sa oled teinud võib-olla või noh, kelle jaoks ekstreemne on ju, aga mina näiteks väga olen nagu vaadanud su mingeid videoid selle pilguga, et nii-öelda, kuidas ta julgeb, on ju. Et noh, alla see, mis sa Prismas elasid mingi seal tükk aega, on ju, ja mingi langevarjuhüpe. Et noh, minu esimesed mõtted on kohe see, et nagu, kas sa ei karda nii-öelda, et tekib mingi probleem? Või kui palju seal, võib-olla seal on ka lavastulik, et sul on tegelikult kõik kokku lepitud. Meie conspiracy jälle. Vangis. Steven vangis. Ei olnud kokku lepitud, aga ma tahtsin kokku leppida. Ma tegelikult tahtsin, ma ei saanud ühtegi vastust, mind ignoreeriti ja ma otsustasin, ma teen selle lihtsalt ära. ja mis see nagu mindset oligi, et küsi andestust, mitte luba. Et kui ma küsin luba, siis ma jäängi selle taha, et ma ei saagi seda teha. Et mis on kõige hullem asi, mis juhtub? No tegelikult juhtubki mitte midagi. Nii et ma ei ütle nüüd, et mingi poodi elama. Aga küsi andestust, mitte luba, kui sul on mingi kindel eesmärk. Langevarjuhüpe. Oi, issand, see oli ikka hull. Mul juba tahaks käepesad higistama uuesti, sest et see oli ikka... No sa kukud sealt alla. See delay oli selle videoga. So ma nägin alati nagu seda videot lambist oma For You page'il mingi, vabandust, et seda ikka pole tulnud, ma oligi, okei, mis video? Vabandust. Ehitasin haipi uuesti üles. Ei, tegelikult oli see, et mul oli niimoodi, et mul oli kindel visioon, kuidas ma tahan, et see video valmis tuleks. Ma mõtlesin, et peas oma intro ette valmis ja see intro vajas nagu natuke rohkem tööd. Ja siis iga kord, kui ma seda intro tahaksin nagu filmima, see ei läinud nagu kuidagi ei toiminud hästi, proovisin uuesti, ikka ei toiminud hästi. Ja siis ma mõtlesin ka täpselt, ma tahan veits nagu, et see video tuleks David Dobrik stiilis. Ta lõpuks ei tulnud üldse. Aga see alguses see idee oli, et ta peab tulema veits nagu David Dobriku stiilis, et on siuke hästi naljakas hukk. Ma mõtlesingi, et mingi sõbrad lendab mulle tuppa sisse, ütlevad, palju õnne 20 000 puhul, viskab mingi kooki mulle näkku ja siis hakkab mingi muusika ja siis oleme juba kuskil Hispaanias. Hästi kaootiline, ja see kuidagi tulnud üldse hästi välja, see tegigi välja nagu ma kopeeriks nagu mingit David Dobrikut ja siis see võttis mitu nädalat aega ja ma lõpuks olin nagu, et ma ei tee seda, vaata, et ma andsin selle video enda monteerijale lõpuks, keda ma olen vahepeal kasutanud ja ma ütlesin, et palun tee see ise valmis. Ja ta tegi seal lõpuks valmis mingi nädala aega ja siis läks alles ülesse. Aga jah, see venis ainult sellepärast, et mina lihtsalt ei saanud hakkama nagu. Okay. Et sa tahtsid kogu aeg veel. Jaa, midagi oli nagu puudu ja siis lõpuks ma just annan kolmandale isikule selle. Ja sa ise ei monteeri oma videosid üldse? TikTokiga asju monteerin. YouTube on lihtsalt see, kus on targem võtta monteerija. Ma toimetan ikka, ma ütlen, et nagu, mis see visioon on, kuidas nagu klipid võiksid nagu flowida, voice-overid asjad, aga üldmontaaž on pigem jah, ikkagi monteerijal nüüd. Esiteks minu ajakulu ja peavalu on nagu säästetud. Aga mis see küsimus oli? Ma tegelikult tahtsin jõuda selleni, et kas sul ei ole nagu mingeid siukseid probleeme tekkinud selliste videote tegemise käigus, kus keegi mingi saaks pahaseks su peale, et mingi ilma loata või mingi, ma ei tea, kasutasid meie brändi ilma loata või no mingeid siukseid asju. Aga oli ka mingi värk ja sa tegid... Jah, sa tegid ka mingeid asju selline salaja. Midagi varukassi panid ja midagi. No jaa, nad on ise kedagi otib nagu. Ei, ma mõtlen nagu vaata, et kindlasti on neid nokkijaid, kes ütlevad, muidugi on. No muidugi on, aga nagu... Sa nagu ise provotseerid seda või? No,
siis ma lihtsalt ei saa täita oma lubadusi ära vaata, onju, et nagu kas on see, et me teeme mingi väikese pisikese asja nagu vau, mul on mingi paberitükk nagu salvrätik ka veel, biodegradable salvrätik onju, sellega ei juhtu mitte midagi. Issand jumal, nagu see läheb õhus nagu see nii pisike. No neid kilpkonna nii pisike onju. Ja no kuule, okei, ma ei tea, kas biodegradable'i, kui kilpkonna ära sööb, kas mis juhtub sellega, ma ei kujuta. Tegelikult juba esimese vee... Ei mõtle nii kaugele, sa võtsid paberi ja siis lennutasid selle õhku. Jah, nii pisikese, et muidugi ma ei reosta loodust üldiselt üldse, ei reostagi. Jah, no see üks kord, ma ei tea isegi, kas... See ei olnud isegi. Jah, see on nagu reostamine, aga jah, seal ma tegin asju, mida ma oma instruktorile nagu ei öelnud, mida ei tohiks teha, sest ta lihtsalt ei oleks lasknud mul hüpata muidu. Ma olen puutunud kokku vürtsikatoiduga, ma saan sellega hakkama, ma sõin ära maailma kõige vürtsikama krõpsu enne, kui ma sealt lennukust alla hüppasin. See tundub, et see ei mõjutanud sind nagu üldse. Jah. See oli vist mingi, okei. No jah, veits oli siuke, aga mul oli lihtsalt hästi kõhukrambid. Ei, ma kujutan ette. Mul nagu, ma olin ka üllatunud, et huvitav nagu suu nagu õhetab, onju. Et ma kujutasin nagu oma vaimusimas ette, et sa hakkad seal mingi nutma sellest või midagi. Jaa, aga siis ma olengi aru saanud, et ma olen seda sama chippi söönud juba nii palju. Ma olen juba teinud lihtsalt nii palju. Lihtsalt need tagajärjed ongi see, et sul õhtul on mäed, kõhukrambid ja hommikul hommikul on adios amigo nagu, et kui ma oleks seda esimest korda elus söönud, siis ma ei tea, kas ma oleks isegi sinna hüppesse läinud. Ja inimesed ootasid minult nagu rohkemat, aga mis ma pean feikima siis, et ma nagu nutan seal, et jah. Ei, no nii on. Aga üldse nagu, kui me hakkame siia lõpu poole jõudma, me üle tunni aja rääkinud juba. Ei ole. Oleme küll, 10 oleme salvestanud, ma siin oma puldi peal näen. Ma just mõtlesin, et võiks nagu õhtuni jääda. Ei, tõesti, et kui me nagu liigume lõpupoole, siis mis on sinu, see on siuke väga raske küsimus, aga ürita vähemalt mõelda selle peale, et kui me võtame näiteks mingi 2 või 3 aasta plaani, siis mis sul nagu praegu suurimad eesmärgid on, mida sa nagu tahad välja öelda, et need ei pea olema mingid kindlad asjad, aga kuhu sa tahaksid jõuda? Ma tahan kindlasti arendada Eesti YouTube'i maastikut, tuua rohkem suuremaid projekte meile siia YouTube'i maastikule, nagu Gossip tegi metsavideoga, et neil ju sai 200 000 vaatamist, mis on massiivne, et üks video, teised ka veel üle 100 000. Et ma tahan ka luua siukseid võib-olla projekte, mis jõuab paljude inimesteni, kuid üks asi, mis ma veel tahan, on enda produktsiooniga telesaateid luua. Võta mind toimetajaks. Ja me tahame veel sama unis. Ma olen nagu ma olin just TV3-s reporter terve suvi. See on minu siuke nagu hingesoov ka teha kunagi telesaade. Mul on nagu niimoodi, ma vaatan nagu võib-olla ma ei ole lihtsalt kõike näinud, aga mulle tundub hästi vanamaaline. Ja ma tunnen, ja ma tunnengi, et kui meedia tegelikult tahaks nagu just noort vaatajat endale, siis nad peaksidki koostööd hakkama tegema sisuloojatega ja laskma neil rohkem vabades kätes nagu luua. No muidugi ma ei tea, kuidas need telereeglid ja asjad on, sellepärast ongi vaja ka veits kogenumaid inimesi, aga kokkuvõte on see, et ma tahan enda formaati luua teleprojektis, ongi nagu mingi, kes teate Beast Gamesi? No see raputas väga nagu see on küll streaming platvorm, aga ta suutis tuua YouTube'i kodudesse nii-öelda, et kõikide nagu emad-isad nagu ka jälgisid USA-s seda asja ja ma olen ka Eestis seda näinud ja mitte, et ma tahan nüüd mingid võistlussaated hakata tegema, ma ei tea veel, mul on üks projekt kirjutamises, aga ma tahangi tuua seda noort hinge meile telemaastikule lihtsalt katsetada. Et ma tunnen, et ma saan pakkuda väärtust meie meediasse. Aga see on ka nii crazy mu jaoks, ma ei tea, ma ise mõtlen, me oleme rääkinud sellest palju, et nagu see tundub, et liigub vaikselt sinna suunas, on ju, et ala meie mingi hullult husselisime, õppisime ajakirjandust, aga siis lõpuks need, kes teevad nagu suuri asju teles, ongi sisuloojad nii-öelda ise on ju õppinud ja kõik see. Et sul ju vist ka, sul ei ole mingit sellist nii-öelda eriala? Ei, ma ei ole õppinud sisuloomet üldse. Ma arvangi, et kõige suurem, nagu kui sa nagu tahad olla sisulooja, siis lihtsalt, praegu ongi, sa saad läbi USA seda õppida nagu nii paljud suured sisuloojad, monteerijad pakuvad tasuta
nagu kursuseid sulle põhimõtteliselt, et nagu miks mingid asjad töötavad, miks mingid asjad ei tööta, et kui kedagi huvitab sisuloome, siis palun vaadake Colin and Samiri podcasti, et tema teeb ju kõik koostööd Mr. Beastide ja kõige suuremate sisuloojatega maailmas ja sa saad tasuta seda informatsiooni. Sa mitte kunagi ei saa üheski koolis nagu Eestis vähemalt ei saa seda. USA-s juba liigub tegelikult sisuloojate nagu kolledžid ja asjad, et mis tuleb meil võib-olla 10 aasta pärast. Mul on üldse selline tunne, et inimeste eelis, kes tulevadki ilma nagu taustata just hariduse mõttes, on ju sinna sisuloome maastikule, nende eelis on see, et nad ei põe või neil ei ole nagu reeglid, mis on ette kirjutatud, et kas või nagu ajakirjanikuks õppides, kui ma nüüd baka-eelminast ära lõpetasin, siis ma tunnen nagu mingi plokki kogu aeg, on ju, et ma pean täpselt nii tegema, sest seal õpikus õpetati niimoodi, vaata. Aga kui meil tulevad need vabakutselised, on ju, neil ei ole nagu seda piiri ees ja sellepärast nad ongi loovad ja nagu palju kuidagi vabamad. Et ma arvan, et see on see on see conspiracy teooria, et kool on selleks, et täpselt. No jah, oma loovust ei tohi kuidagi ära kaotada, minu meelest see on kerge tulema, kui teil on hästi palju ja teil on ikkagi õpetaja, kes ütleb, kuidas asjad käivad. Ja siis sa ütled talle, kuidas nende õpetajatega. Jah, aga pead oma arvamusele kindlaks jääma. See on kõige tähtsam vist arvatavasti, et eks ma nüüd vaikselt astun ka meediamaailma sisse, et ma hakkan tundma seda, kus öeldakse, et ma veel ei tea, ma arvan, ma hakkan tundma seda, et nii asjad käivad ja nii asjad peavad olema, aga meil on 2026 ja need samad reeglid, millest tänapäeval räägitakse, oli 20 aastat tagasi ka, et ma arvan, et muutust on vaja, sest et noor põlvkond tuleb peale ja kes see viitsib vaadata iga õhtu, mis populaarsed telesaated isegi on, ma ei kujuta. No praegu just see Sam on see, mis on see 99. Jaa, parem kui, aga see on nagu uus formaat, mis on nagu, ma ei ole küll ise seda veel vaadanud, aga ma usun, et ta on ma tahan öelda, et ta on natuke... Kas ta on? Me just arutasime saadetest ja me ütlesime saate kohta nii. Ülisitt produktsioon, aga ülihea mõte. See parem kui 99? Okay. Saad aru, kui sa seda vaatad, sa saad sellest nagu aru, et ma ei taha, see produktsioonifirma on ju Root, kes teeb nagu ülihästi kõike, nagu null halba sõna, aga lihtsalt see nagu, kui hästi saaks teostada seda saadet, nagu see täpselt see mingi, tahaks ise. Mina ei ole väga Eesti sarju ka väga palju jälginud. No muidugi olen, on ju, seda ma olen. Aga kõike need viimasid ei ole, aga nüüd ma olen küll Go3 ambassador, on ju, aga ma hakkasin vaatama viimasel piiril. Nii hea nagu. Mul on viimast 3 vaatamata. Ja ma ei ütle midagi, aga see produ on minu meelest, see kõik see helidisain ja kõik see, mis nad tegid, lihtsalt ma vaatan. Andrid nagu välismaa värk. Ja täpselt ma ütlengi, et see on see nagu see noor hing, mis on tulnud meile siia kohale lõpuks, yes. Aga ma tahan seda samat asja ka nüüd näha telesaadetes nagu. Ja see on puudu, aga see kindlasti tuleb. Ja vaata, Elisa Huub selles mõttes ka ju nagu tuli sellega välja, on ju, et see Papside seriaal näiteks, mis oli hästi selline kaasahaarav süke, mis nagu läks kõikidele peale, vaata. See on sisse ostetud sari ka, vaat, see ei ole Eesti välja mõeldud. Ei, seda küll, jah. Et see ongi hea, et nad teevad seda, täpselt. See on mega hea, et sükest asja nagu... See viimasel piiril on originaal, jah? See on originaal. Issand, see on nii, ma peaks ikka 3 osa ära vaatama. Ja, nüüd on kõik väljas. Ma pindisin kohe kõik järjest ära. Ma ei pidi tööle minema, ma ei saa. Ja, et... Ei pole vist ikka vaadanud, on ju? Ma ei ole jõudnud. Ma räigelt kusjuures eelmine või üle-eelmine episood ma ka nagu räigelt haipisin seda saada, nii et nagu 100% soovib. Ja ma julgengi seda, see on ka üks asi, mida ma promon, sest et ma julgen öelda, et see on päriselt hea, vaata. Et noh, ja siin näitangi, et kui te vaatate mind, siis ma tõesti üritan nagu hoida seda päris joont, aga Insta game on mul nii halb nagu ja mu Insta hakkabki vaikselt muutuma, et mu story'd ongi praegu ongi ongi Go3 promo, aga sest ma ei tea, ma ei oska Instagrami üldse teha nagu. No, see on see pildiformaat, seal saab videoid teha, aga noh... Storydes videod, Maljukas teeb kogu aeg ma tean, 10 minti. Ei jaksa rääkida nii palju, nagu mida ma räägin seal. Ja Maljukas, sa võid mul unfollow või, ma nägin küll nagu, what's the beef, nagu, Maljukas, what's the beef, et ma arvan, et asi oli selles, ma promosin seda Go3 liiga palju, nagu ma ei tea. Ta pani sulle sellepärast unfollow'i, et ta tegi selle ettevaatust.ee. Ma promosin seda, jaa. Ma just tahtsin öelda, et ta ju ütles, et miks mehed üldse ei promo seda lehte,
siis ma hakkasin ka mõtlema, ma ei ole nagu üldse näinud, et ükski mees reklaami. Või no ma jagasin edasi seda ERGuru postitust, et kui sa oled ettevaatus.ee listis, siis meiega sa ei reisi, onju. Ja siis ma ütlesin, et Mallukas kaitseb meid ja välismaad, onju, et tubli töö. Aga võib-olla kui sa tahad, ma võin nagu panna selle oma biosse ka. Sa juba nii klassi panema. Nime, see mingi otsimist. Mul midagi meelde ei jää, ma lihtsalt pean seda järgi vaatama ja siis ma nagu see. Sa vaid lubasid enne. Kõik kuulsid. Sa lähed täna ja paned selle tere nime oma ja Kaspari YouTube'iga. Ja Kaspar eile pakkus mulle ühe nime välja. Ma ei julgenud talle öelda, et see oli halb. Nüüd siit siis kuuleb. Ja nüüd ta siit kuuleb. Nagu ta tahtis, et ma paneks vist Sinepäädikas oli vist see YouTube'i nime. Sorry, Kaspar. See on ka keeruline ja Kaspar, ma väga armastan, see on nii tore, nii armas, nii nunnult kirjutasid ka seda mingi, et joo, siin praegu monteerin, et tekkis nii hea inspiratsioon ja siis nagu ei, Kaspar ja ma ei saa seda nime panna ainult sellepärast, et 10 aasta pärast võib-olla meid ei huvita see Sinepäädikas ja siis see jääb meiega elu lõpuni. Ainult sellepärast. Muidu ülihea idee. Mega hea idee, Kaspar. Jah, okei. No vähemalt meil on üks variant, aga sa pidid selle ikkagi tegema, selle nime värk. Kellegi on veel parem inspiratsioonipuhang. Ja, mitte Sinepäädikas, palun. Ega äädikas Sinep. Ega üldse Sinepäädikas välja, sest et nagu ma ei taha elu lõpuni Sinep. Oota. Sa ei taha elu lõpuni Sinep olla või? Jah, ma juba siin korraks peaaegu oleks lubanud, et ma muudan oma nime legaalselt Sinepiks. Kuskilt, mis sul arvus? Ja, aga ma õnneks ei andnud seda lubadust. Ma küsin, kas me peaks seda tegema. Kas see on lihtne või? 500 eurot vist on see, et sa saaksid muuta. Ja mis oleksidki jäänud Sinepiks või? Me muutun tagasi pärast. Mõtleme, ta on lihtsalt seda ID-kaarti, et mul oleks Sinep Pride. Mõtle, ei lasta tagasi muuta. Tuleb nime muuta. Aga nad saavad seda ka mitte vastu võtta, kui nad arvavad, et see ei ole mõistlik. Aga ma saan seda nagu võib-olla öelda, et nagu, et no Mallukas on ka ju, ta ju muutis oma nime. Tegelikult on jah. Mallu nüüd on. Ja kunagi oli see paljas porgand oli ka ju. Nüüd on mingi, mis asi ta siis? Kassia või Kassi või mingi... Enne juba uue episoodi. Ja, no selles mõttes mina tahtsin Sinep panna oma eest nimeks ja ma ei saa midagi öelda nagu jumala eest, pange mis tahate nagu. Ja, aga jah. Kuule, aga siia peame vaikselt hakkama otsi kokku tõmbama, aga sul on vaata hästi paljusid nüüd läbi käinud, et mega palju ägedaid projekte, sa ilmselgelt oled nagu oma mingit tähelendu tegemas, onju. Mis sa ütleksid neile, kes on võib-olla täna need, kes teevadki ühe pudeli vastu koostöid ja väga nagu tahavad kuhugi jõuda, aga on keeruline, et kuidas murda läbi ka sinna? Meiesugustele. Väga okei on selles mõttes, kui see pudel pakub sulle väärtust. Kui ma saan mingi huvit, näiteks, et okei, kui Värska Vell saadab mulle terve kasti, ma võib-olla siis käiks tänava peal ja jagaks neid Värska Velle, kui keegi räägib mulle mingi ühe oma piinliku loo, siis saad pudeli vastu. Mis iganes. Nagu loo oma vaatajale mingisugune väärtus, kui sa nagu, on okei nagu mitte raha teenida, ma olen ka töötu ja vaene ja mida iganes veel, et kui tulevadki siuksed toote vastu koostööd ja te näete, et see pakub väärtust ja teie suudate vastu pakkuda väärtust, tehke see ära, aga ärge tehke koostööd lihtsalt sellepärast, ma saan koostöö vaata, et ma saan näidata, et mul on koostöid, et ma olen nagu keegi, te olete kogu aeg, kõik on keegi, te olete kõik inimesed, lihtsalt kõige tähtsam, minu meelest kõige suurem väärtus ongi pakkuda edasi väärtust. See on nii nagu tüüp. Jaa. Okei, aga ma arvan, et tõmbame see otsad kokku, selles mõttes me ilmselt saaks veel 100 aastast rääkida, aga sellest juba järgmine kord. Sydney on meil ka 2 korda külas käinud. Ja, võib-olla murrad läbi ka sinna kisti. Sydneyga on nagu päris head episoodid on alati, et see jutt ei saa vaata. Ja ei, mul on ka, kui me oleme Sydneyga jutustama jäänud, siis need alati lõppevad mingi 2 tundi hiljem ülitiip jutuga. Alguses on mingi, ma ei tea. Täpselt. Aga igatahes palju edu sulle kõikides su tegemistes, et siis, kui sind kunagi kutsutakse sinna selts-7 su elukaaslega, siis mõelge selle peale. Kindlasti. Aga ei, see on äge ja see on äge, mida sa teed ja loodame, et sul läheb ainult paremini. Ja Millennials vastake palun e-mailile ja tulge rääkima nagu. Jah, just. Davai, ootame siis seda Facebooki asja. Okei, teeme ära. Davai, tšau! Tšau!